Siin minu selja taga on Eesti esimene kloonitud varss. Tegelikult me tahtsime talle juba varem külla tulla, aga ei saanud, sellepärast, et ta oli karantiinis. Nüüd käib varss juba siin õues, muru peal ja avastab maailma. No ega siiamaani päris ausalt ju tegelikult kohale pole jõudnud, millega me hakkama saime, et iga kord, kui ma teda ikkagi vaatan, siis siiamaani on üllatus iseendalegi, et see on väga-väga suur meeskonnatöö olnud ja väga suur asi nii Luunja-Tallile kui ülikoolile ja kui kogu Eestile. Ma on surrogaatema, tema nimi on Cosette. Tema tõi selle väikese ime ilmale. Poegimine läks kõik hästi ja ülimalt lihtsalt, see on teine ilmale toodud varss tal. Temast nüüd sõltub väga palju, milline varss siis kasvab lõpuks. Kloonimise puhul on tegemist tehnoloogiaga, kus munarakk tühjendatakse doonori DNA-st ja selle asemele pannakse kloonitava looma DNA. Eesti esimene kloonitud varss kannab nime Wodan M Alpha ja ta on endise võistlustäku Wodan M-i geneetiline koopia. Kloonvarssade puhul tegelikult ei saagi öelda, et keegi nüüd oleks isa ja keegi oleks ema, et tal ju tegelikult otseselt neid ei ole, et tal on nii-öelda surrogaat ema, see on see mära, kelle sees ta kasvas ja kes on tema nii-öelda ema, kasuema ja siis on tal, isaks ei saa seda Wodani, seda originaallooma nimetada, et see on tema nii-öelda doonorloom või siis see originaalloom, et see on selline huvitav olukord ja et kui kedagi emaks nimetada võib-olla veel, et siis need inimesed, kes laboris nii-öelda selle kloonembro valmis tegid. Nagu sina? Nagu mina näiteks ja mu kolleeg samamoodi. Millised need omadused tal siis peaksid olema, kui ta nüüd suureks täiskasvanuks saab? No seda me näeme, et kas temast tuleb sama hea hobune nagu originaalloom oli või tuleb tast natukene teistmoodi loom, et aretuses teda igal juhul saab kasutada ja see sõltub nii paljudest asjadest, et see on ju põhiliselt ikkagi keskkonna asi, söötmise asi, kes teda treenib, millised on aastaajad, kui ta on väike, kui piimakas on ta ema, et seda me ei tea, et neid faktoreid on väga palju, aga geneetiline nii-öelda eeldus ja baas on kõik olemas. Eesti on nüüd teine riik Euroopas, kus õnnestus kloonvarss luua. See aga on olnud aastatepikkuse teadus- ja arenduste tulemus. Siia punkti jõuda on meil kulunud tegelikult 4 aastat, et me alustasime esmalt siis tavapäraste katseklaasi embrote loomisega, et välja töötada see tehnoloogia. Esimene katseklaasi varss Endex sündis 2024. aasta suvel. Ja pärast seda alles, kui meil need embrod, nii-öelda tavaembrod ilusti kasvasid ja esimesed varsad sündisid, siis me liikusime edasi kloonimise poole, et meil on läinud ümmarguselt tegelikult 4 aastat. Kuna kloonimine annab võimaluse luua loomast identne koopia, teeb see võimalikuks väga hinnaliste ja kallite hobuste säilitamise. Maailmas ju sugutäkud, need maksavad miljoneid, et kui selle originaaleksemplariga midagi juhtub, et see on siis justkui kindlustus hobuse kasvatajale, et tal siis on selline geneetiline teisik, mida saab siis aretuses edasi kasutada. Et see on nagu rahalises mõttes kindlasti üks perspektiive ja see annab meile ka väga hea võimaluse meie enda ohustatud tõuge säilitada, et meil Eestiski on ju praegu 3 ohustatud hobuse tõugu, et Eesti hobune, Tori hobune ja raskeväehobune. Erakordne teadussaavutus, mis sündis koostöös Maaülikooli teadlaste ja Luunja-Talliga, on tänaseks teadusmaailmas väga palju tähelepanu pälvinud. Meie poole on väga paljud kolleegid välismaalt pöördunud ja õnne soovinud. Tudengitel on meeletu huvi nii-öelda selle valdkonnaga tegelema hakata ja seda õppima hakata, et igal juhul on väga positiivne. Ja lõpetuseks räägin ma teile kohe saladuse. Siin Koplis on veel 2 hobust, kes on tiined ja kelle kõhus on kasvamas kloonitud varss, kes peaks ilmavalgust nägema juba juulikuus.